Nii, tere! Olen Meelis matkasuvilad.ee-st. Tutvustame teile Adria Sunlivingu seeria 2021 mudelit juba, ehk siis järgmise aasta mudeliseeriat, mis on praeguse seisuga 75 SL, pool integreeritud mudel. Hästi populaarne selles suhtes, et on see põhilahendusega. Välisdisain on väga ilus, ei ole mitte mingisuguseid üleliigseid. Ta ei ole liialt kõrge, ta ei ole liialt madal. Korralik suur garaaž. Ukselaius on 80, kõrgus on 1,15 m. Liigume nüüd sisse ja vaatame selle masinaga ka üle. Uks on sääsevõrguga. Kui sisse minna, tavalise olukorras seda ühte lisaastet vaja ei ole, piisab sellest, kui astuda ainult siia ja korras, kust tuleb vahe sisse. Need astmelauad on isoleeritud, mis ei ole ainult üks õhukene plasmass, mis on iga vihmaklobingu kuulda. Seest hästi ruumikas eesistumisosa, ametlikult 5. Ka siin on 5 turvavööga koht, ehk siis 3,5 tonniline auto, millel on 5 turvavööga kohta. Korralikud istmed ees, samamoodi on see laud piisavalt suur, et ka siin istuda rahulikult 5 ümber laua. Akendel on Remis Voldic kaardinad, siin on ka pimenduskaardil. Siin on nüüd allalastav voodi. Ees on meil korralikud panipaigad. Köök, nagu ma olen alati öelnud, tasub jälgida, et teil oleks ta sahtlitega, mitte kappidega, sest kappidesse sinna taha otsa teil panete asjad ühe korra ära ja pärast teid elu sees, mis seal on hästi raske kätte saada. Korralik suur külmkapp, Slim Tower 142 liitrit, eraldi sügavkülmaga, kaasa arvatud automaatfunktsiooniga. Kraanikausi kate ka lõikelauaga. Samamoodi 3 gaasipliita on siin taga, ees on piisavalt toimetusruumi. Kapi uksed hästi korralikud amortide peal. Nüüd siin on samasugune juba tuttav lahendus veel Matrixitest, ehk siis dušš, WC eraldi, uks käib vahele, duširuum, kuhu nagu näha, mahub ka suurem mehed sisse ära. Ja nagu ma olen alati öelnud, kui inimene keerab siiapoole ennast, tundub, et on vähe ruumi, kerek teisele poole, seal on see rattakoobas ja hästi palju ruumi. Riidekapp, siin on veel topelt põrandal, kui on panna pikemad riided sisse. Samamoodi on jälle, mida tasub proovida, on madratsid. Istute, tunnete, et see on parajalt pehmet, see vaju teile kohe raskuse all läbi, kuigi sõltub ka mehe raskusest. Aga ikkagi, kui ta on ebamugav, kui ta teile külje all läbi vajub. Taga on ka piisavalt kapiruumi, riiul on vahepeal. Paljudel on niimoodi, et on üks sama suur kapp, aga mis kasu teil on, kui teil riided sellise kõrgus hunnikum, nagu lahti teete, kõik on kulgub välja. Siin saab 2 eraldi tasapinna peal ilusti ära panna. Siia vahele tuleb ka lisapadi peale ja täismõõdus voodi. Kui me liigume siin tagant ettepoole, siis siin on aste. Paljud inimesed mõtlevad, mille jaoks seda astet siin vaja on. See tegelikult on, esiteks on see, et voodisse minek on mugavam. Teiseks on see, et ehk ikkagi duširuum vajab natuke kõrgemal olemist, ehk oleks äravool, aga praktilises olukorras on see hea, et küttetorud, nagu näha, tulevad siit alt läbi. Siin all on piisavalt topeltpõrand, mis tähendab hästi soe, kui siin käia paljajalu duši all WC-s, teil on see kõige soem põrandakoht, see on topeltpõrand. Juhtimispult, aku veetasemed, kütte oma. Siin on veel üks lisakapp, kus on teleka või palmidus olemas. Ja seal ongi see allalastav voodi. Selle allategemisega rohkem midagi vaja, kui tõmmata see seljatugi maha. Vaadata muidugi, et pudel laua peale püsti ei jäänud. Ja lihtsalt tõmmata ta alla. Ta ei ole elektri peal, ei ole mingi lisalukustustega. Tema lukustus käib lihtsalt klõpsud lakke ja pingutad ära. Siin on nüüd mõlemine poole käivad ette võred, et kui lapsed magavad või täiskasvanu, kes kardab või maha kukub, ei ole nagu mingit probleemi. Samamoodi on korralik madrats, mis on nüüd nende allalastavate voodite puhul tähtis, on siin kasutatakse käärliigendeid. Kui te neid vaatate, siis võtke voodist kinni, tehke niimoodi, raputage neid. Mõned kolksuvad. Siin kasutatakse käärliigendi puhul nad ei kolksu, see tähendab seda, et kui ta kolksub,
siis ükstapuha, kes siin kas laps keerab, see kolaki käib teil öösel masinast läbi. Ja see on, uskuge mind, see on väga ebameeldiv tunne. Nüüd samamoodi nagu lihtsalt lükkad selle voodi ülesse, voodi lukusti, tõmbad lihtsalt natuke lahti, lükkad siia ülesse, kinni ja paigas. Mis on selle puhul hea, kui ta ei ole elektriline, osad on elektrilised, elektriga ei ole probleem, osad on lukustiga, mis lukustab üleval asendis ära. Selle süsteemiga voodil ei ole niimoodi, et kui tal on see kindel üleval üks lukust asend, siis peab alati võtma tekid paidad maha. Aga seda on seda, et iga päev peab tegema voodid, mis tegelikult pikemal reisil hakkab natukene närvidele käima. Siin lihtsalt tõmbad, oleneb seda, palju sul asja on, täpselt niimoodi vingule ja ongi kõik. 5 istekoht on seal siin. Tema tehakse niimoodi, et see raam tõstetakse siit vahelt ära, siit vahest läbi ja pannakse see padi siia ette. Siia on eraldi peatugi veel. Ja nüüd tekib selline asi, et kui siin olla sellega sõidusuunda, 2 punkti vööga, istuda siia. See on üks meeletult nutikas lahendus, mis võib tunduda algselt, no mis vahet sellel. Aga see, kui sa istud, sul on lisapõranda kõrgendus toodud siia. Mitte see ei tähenda seda, et jalad ripuvad, mis on pikal sõidul hakkab väga palju närvidele käima. Sul lihtsalt põlved väsivad siit selle koha pealt ära. Nüüd, selle kõrgendusega seoses on ka siin eesotsas, nagu näha, topeltpõrand. See tähendab seda, et kui ma istun selle tooli peal, on mul jalad tervenisti vastu maad. Kui ma istun selle tooli peal, on mul jalad tervenisti vastu maad. Mu laud on mul vahet ei ole, mis iste koha peal ma istun, on mul täpselt ühel kõrgusel. Sest ka tihti peale kasutaks seda, et see 2 kõrguse üleminek jäetakse siia ise istmete juurde, mis tähendab seda, et ees, kui sa istud, kas sul jalad ripuvad üle serva või laud on ebameeldiva kõrgusega. Nii palju siis sellest Sunlivingu 2021 aasta uuest mudelist. Tänud tähelepanu eest ja jälgige matkasuvilat.ee, kus alati rohkem infot.